igal aastal on videožürii väga raske valiku ees, sest et meil on siin põhimõtteliselt 1-minutilised videod ja dokfilmid. Et kus sa siis leiad selle balansi, et mis siis nüüd selle aastane pressivideo on. Et alustades võib-olla siis Andres Haabo ja Sander Punamäe suurteosest Härra sõda, siis on video, mis on hästi professionaalselt tehtud, mis tõesti avab Leo Kunnast uue nurga alt ja kes vähegi tema raamatut on lugenud, siis ma arvan, selle video näol leiab väärt materjali, mida vaadata. Et võib-olla miinuseks oli selline natukene lohisev valgus ja ütleme selline mitte raamatut lugenud inimene ei võetud käe kõrvale, et seal nagu siuke mingi väljakukkumisoht sellest videost natuke alguses on. Tähti joonistava tüdruku portreelugu oli lühike, sümpaatne, kiire, kõik sellised lihtsa veebi video elemendid olid olemas. Ja siis tööportaali loos me nägime klassikalist head ajakirjandust, kus oli tehtud üks hoogne eksperiment, mis oli ka filmitud siis üles väga professionaalselt ja toodud vaateni. Nad kõik olid sellised, mis avasid mingid uusi nurki, mind nad üllatasid, teistmoodi natukene, väga palju oli selliseid asju, mis olid võib-olla liiga teadnud, liiga lihtsalt lahendatud, need 3 tundusid olevat sellised põnevamad, ägedamad ja avasid minu jaoks uusi kohti. Kui sa vaatad neid videosid, siis nad on Eesti pressi videod, siis üldine tase on üsna hea, aga tihti on selliseid läbivaid vigu, et kaameratöö natukene on selline nurgeline, võib-olla heli ei ole hästi võetud, võib-olla mõned asjad ei ole pildiliselt hästi edasi antud, et võib-olla mõnikord saaks pildiga rohkem öelda kui pildi ja heliga koos. Et selliseid väikseid möödapanekuid on. Ehk siis igapäevased väiksed asjad võiks olla grammike paremad? Sellised asjad, mis võiks standardis olla nagu paigas, iga kord ei olnud paigas. Üldiselt peaks ütlema, et päris okei tase on. Et ikkagi sellist jama nagu ei esitata, et kui siin videote valimisega sai alustatud, siis oli ka see tase väga kõikuv. Et nüüd oli ikkagi esitanud autorid, kes nagu vähemalt oskavad nagu sellise tervikliku loo ilusti kokku panna ja ütleme nagu midagi nagu sellist nagu nii hullu ei olnud. Et tehniline tase kõigub. Ja on näha, et ütleme, meil on nagu väga selged autorid välja kujunenud, kellele on siis tööandja poolt võimaldatud korralikult videosid teha. Et see nagu siis ka toimib. Et see on nagu võib-olla siis sõnum meediamajadele, et andke rohkem autoritele aega teha, sest videoloo tegemine võtab aega ja energiat ja ressurssi, aga tasub ka ära. No kindlasti nägime see aasta veel videosid, mis hoiavad kramplikult teleformaadist kinni, et laske lahti ei ole vaja sellist reporterlikku liialdust muusikaga või mingit efektitamist, et toimivad ikkagi lood, mis on selles mõttes ausad, tehniliselt väga hästi hea kvaliteediga tehtud, sest et tõesti me vaatame neid videosid nii mobiilist kui ka võib-olla suurelt ekraanilt, et allaindlusi ei ole. Et ütleme, sa pead nagu veebi tegema nagu veel paremini ja veel läbimõeldumalt kui võib-olla isegi ütleme uudiste saatesse või mõnda või telemagasiini. Et tõesti küsida endalt, et miks ma peaksin seda vaatama ja teha ikkagi videot asjadest, kus videol on põhjust. Et kus sul saad võib-olla tekstiga kiiremini ära öelda, kus on sul lihtsalt graafik loo sees, kasutage neid. Et hoidke videot ikkagi selle tarbeks, et kus me näeme inimest, emotsiooni, liikumist, tunnet, et sellest pressivideotes seda oli tegelikult päris palju ja väga ilusti sees. No ütleme nii, et seda shortlisti, millest siis lõpuks võitjad välja valida, ei olnud liiga keeruline teha. Tuleb harjutada veel. Palju jäi puudu see, et esiteks minu jaoks videotega on alati see, et vasta küsimusele, miks ma peaksin vaatajana sellele peale vajutama ja seda nüüd vaatama hakkama.
ehk et mismoodi see vaatajana mind puudutab, mis on selles uut või midagi niisugust, mida ma varem ei teadnud või vastupidi, mis on see vana ja teada-tuntud asi, mille kohta mulle antakse mingisugune uus nurk või avaldatakse või näidatakse seda mingisuguse täiesti uudse nagu nurga alt ja neid videosid, mis seda suutsid nagu teha, oli tegelikult suhteliselt vähe ja palju tegelikult jäi minu jaoks ka lihtsalt pildi ja tehnilise teostuse taha. Et ka seda oli siin nagu palju näha. Et ühtepidi ei ole tegelikult nagu liiga suurt vahet, millise ekraani pealt inimene videot vaatab, kas on telefon, arvuti või telekas. Ta peab olema ikkagi väga hästi tehtud, sest et ükskõik millises portaalis või kus kohas on üks videolugu avaldatud, me peame täna võistlema kõigiga ja võistlema kõigi tähelepanu nimel, et kui sul on seal hea produktsioon kõrval, siis inimene tegelikult pigem pöörab pilgu sinna.